aga okei. Mina käivitun vahepeal. Ta on vähemaks läinud aastatega oluliselt, kui võib-olla varasemalt, aga mingites hetkedes ma ikkagi tunnen, et tekib siuke soov verbaalselt kägistada mõnda inimest. Ja siis mõtlengi, et nagu okei. Ja mul tuleb see ärritus vist selle koha pealt, et ma otsin õiglust ja mõistmist, et minust saadakse aru, nagu mina ennast väljendada üritan. Ja ükskõik kui hästi ma ennast ka ei väljendaks, siis inimene must ikkagi mingi põhjusel vahel aru ei saa. No, ja võib vastupidi ka olla. Ja siis ma olen ka arvanud, et see ei ole mitte selle koha pealt, et ma tahan vastu rünnata. Ma ei solvu võib-olla ja ma ei saa haiget nagu mingite sõnad üle, vaid mul tekib see koht, et fuck, et kuidas sa ei saa aru sellest, mida ma üritan sulle nagu seletada, kust kohast ma tulen sellega. Miks sa ei näe minu perspektiivi? Ja. Sest ma näen, kus sina oled. Ja ka mitte alati, aga mingid hetkedel. Kuidas sina seda poolt näed, et see tegelikult kukub vaata sellesse kohta, kus on nagu enda kaitsmine, enda õigustamine. Mul mentor ütles kunagi, sõbra isa ütles hästi, et lõpeta see enda õigustamine ära. Pole pointi vaata, et mida sa õigustad? Väga raske on mõnes olukorras seda mitte teha. Kuidas sina sellega nagu toime tuled ja kuidas sina seda vaatad, et või mis sa üldse teed sellises olukorras, kus on koht, kus tegelikult tunned, et pagan, ma tahaks tegelikult, et ta saaks must veel paremini aru. Aga ta ei saa. Mis teed siis? Loobud või? Vaata, siin on jälle see, et selles rahul olematuses sa vaatad maailma nagu läbi oma sukse väikse pilu. Sa ei näe nagu suurt pilti ja sealt ongi see, siis sa tahad, et ühesõnaga teine saaks täpselt aru sinu mõttest. Kuna sa oled lihtsalt kinni oma selles, et see ongi ainuke ja see on õige. Ja siis sa tahadki tõesti, et kuidas sa aru ei saa. Et see on, ma olen seda väga kogenud, et ühesõnaga ja olin ka mingi aeg, kus ma olin siukses, kukkusin nagu siukses korralikku auku. Nagu ma olin ikka täielik diktaator. Täna ma saan sellest väga hästi aru, aga siis mul oli ikka, siis ma nägingi läbi selle pilu ainult oma nägemus ja kui me vaatame tagasi sellele teekonnale, kus sa, ütleme siis kasutan sõna, jooksid või liikusid raha järele ja ettevõtluse järele, kogu see edu tuli ja tulid need saavutused ja kõik see, mis sa tahtsid saada ja just nagu läks nagu väline maailm, materiaalne maailm paremaks, aga mis hetkest sa hakkasid aru saama või mis oli see esimene trigger, märksõna või tunne, emotsioon, mis esile kargas, mis andis sulle märku, et näed, see ongi see, mis tegelikult on puudu kõigest sellest teekonnast. Et ma küll olen saavutanud, aga see on see tühimik. Sest tihti inimestel ongi, osadel on ärevus, osadel on siin võib-olla krooniline stress tekib, kellelgi on suhetes, kus pole suhteid üldse, tekib tohutu üksildustunne, eks ole, või et maailmast nagu mul on tihti see süke apaatsus, isoleeritus tunne tekib peale mingitel perioodil, kus tunnen, et maailm ei mõista mind. Et ma tahan ära kaduda. Et mis on see, mis oli see sinu see emotsioon või see valukoht, mis hakkas esile tulema, kus sa said aru sellest, et okei, kurat, see rikkuse teekond on küll tore ja kihvt, aga näed, pagan, ma ei osanud aratagi, et mul tegelikult ikkagi see on puudu. Tead, ma ütlen, kui ma praegult nagu kuulasin, siis ma sain nagu, ma ütleks, et vaata, see ongi see, et me otsime seda, aga tegelikult me ei saa aru, mis meil päriselt puudu on. See ongi nagu tegelikult see kõige suurem, ma ütleks siis paradoks või? Jaa, ongi, et inimene saab aru, et ta sees on rahutus, et tal on midagi puudu, aga tegelikult ja siis me hakkamegi, ütleme, mina nimetaks seda siis selleks porilampi astumiseks. Et ühesõnaga, et jah, et siuke metafoor, et enese otsimine on nagu porilampi astumine, et vaatad ilus selge vesi, astud sisse, hakkab see muda üles sealt tulema ja võtta, see ongi nüüd see koht, et ega sa, kui sa oskaks seda ühte asja nüüd siis, mis ju ütleme, tavaliselt meil ei ole üks trigger, neid on ikkagi rohkem. Ja vaata siis porilambis see muda üles tõusmine, siis ma nimetangi seda selleks, need triggerid on see muda siis,
mis hakkavad sealt siis üles tõusma ja siis see vesi läheb jube sogaseks ja siis sa oledki seal sees ja siis sa ei saagi aru. Ja see ongi see, et kuna meid on õpetatud ühesõnaga siis kogu aeg paremaks saama, otsima, rohkem teadma ja kuna tänapäeval on tohutu infomüra, siis me tegelikult, ma võiks öelda, et see info tekitab inimestes segadust, mitte selgust. Sellepärast seda infot on nii palju ja sellest tekib müra. Ja sa ei saagi lõpuks enam aru, et mis on mis. Et selles suhtes ongi see, et täna, kui ma inimestega tööd teen, siis ongi, ma lasen inimesel üles kirjutada tal hetkel, mis ta hetkel on kõige sõnaga aktiivsemad siis nii-öelda triggerid või mis talle nagu kõige suuremat peavalu valmistab hetkel. Sellepärast, et see võtab ka inimesele kõige rohkem energiat. Sellepärast ongi inimesed on nagu väsinud ja siuksed apaatsed ja närvilised ja sõnaga, kuidas siis kellegil see mõjub on ju. Et tegelikult oleks vaja lahendada see kõige asi ära, mis sulle kõige rohkem hetkel muret teeb. Sest see ressurss on nii suur kurnuliselt. Ja, see lihtsalt, sa oled nagu, ütleme, ööd ja päevad, sa istud selles mõttes. Ja mõni see võtab kõige rohkem energiat inimeselt. Ja siis ongi, et kui me hakkame nagu järjest tegema neid asju ära ja võtta, seal ongi see, et kui inimene on nii-öelda selles seal sees, ta ei näe seda suurt pilti ja ütleme, see on tõesti niimoodi, et nagu öeldakse, et nagu ma isegi ütlen täna, elu on ülimalt lihtne. Tõesti, elu on ülimalt lihtne. Aga seda keeruliseks elada on veel lihtsam. Aga võtta, see ongi see, kui sa oled selle sees, siis seda keeruliseks elada on ülimalt lihtne. Sest see on automatism. Just, absoluutselt. Ja need ongi kõik need lood, need uskumused ja siis sammud kui ketrad. Aga kui sul tekib rahu ja selgus, siis hakkad nagu nägema seda suurt pilti ja sa hakkad aru saama, et see on see, issand jumal, loomulikult, kuidas ma aru ei saanud, kuidas ma ei näinud seda. Kas mul tekkis selline hüpoteetiline teooria, ma viskan selle õhku sulle, et kuidas sa sellega suhestud või mõistad seda või mis sinu mõte nagu on, et rääkisime trigger-punktidest või triggeritest, meil kõigi need on, kõik ja täna on nii palju sellest räägitud, ma arvan, et igaks on tundnud seda, kuidas ta käivitub mingi need käivitajad. Või varjud. Või varjud on ju, et kas niimoodi võib öelda või saab niimoodi öelda sinu arvates, et see, mida me otsime, on nagu triggeri vastand. Ehk siis toon nagu näite, et kui oletame, minu trigger on see, et ma vahel tunnen ebaõiglust ja kukun õigustamisse ja tõestamisse. Siis selle vastand ehk selle trigger on see, ma kukun sellesse reageeringusse, siis selle vastand on see, et mul ei ole seda reaktsiooni ehk reageeringut ja on tegelikult siis see sisemine rahu või enesekindlus või vaosoitus või eneseteadlikkus, nimetame, kuidas seda tahame. Et siis tegelikult see on see, mida ma igatsen, aga trigger on see, mille ma pean tegelema siis. Ja. Et sinna jõuda. Just. Ütleme, selle kohta võiks öelda, et on siis, mis iganes on see kogemus, on see õppetund. Aga jah, et see ongi see, et mitte kunagi ei ole mõtet näpuga näidata teise peale. Ütleme, kui teine on see käivitaja ja ta käivitab sus selle triggeri või selle sõnaga õrna koha nüüd, mille peale sa käivitud, siis käivitus ju toimub sinus. Siis kus me seda lahendame peame siis? Enda sees ikka. Absoluutselt. Sa ei saa ju, pole mõtet ju, kui inimene käivitas sind, siis sa pead enda sisse vaatama, mis sind käivitas ja selle ära lahendama. Aga tihti me lähme seda välismaailma painutama ja väänama. Just. Me tahame ühesõnaga, siis me hakkamegi seal enda asju õigustama, nägema teist siis ühesõnaga, et teine on paha, teine käitub valesti, aga tegelikult ta käivitas hoopis meis mingisuguse, ma ei tea, see võib lapsepõlve mingi trigger olla või siis mingi emotsioon asi, et jaa,
et tegelikult me peame, kui me läheme millegi peale närvi, siis on hinga ja küsi enda käest, mis mu sees praegu toimus, mis on tegelik põhjus. Noh, jällegi kerge on rääkida, kui sa selles hetkes oled, väga keeruline. Mis su parim nagu selline soovitus on selles olukorras, kuidas mitte siis astuda sellesse reageeringusse? Sest et see eeldab, vaata, me sinuga rääkisime seda asja üleeile siin või mille me nägime, et see eeldab ikkagi, mitte et ma tahan kuidagi üle kohtu kõlada, et kellelgi seda ei ole, aga kindlasti inimesi, kes seda ei ole kogenud veel, aga et see eeldab suuremat eneseteadlikkust, oskust ennast kõrvalt märgata, et mul toimus mingi emotsionaalne laeng, mingi trigger, sest paljud inimesed elavad nagu võib-olla sellises staadiumis tänapäeval, kus võib-olla ei avastagi või ei annagi endale aru, et ma tegelikult läksin reageeringusse, see on nagu normaalne vestlus, suhtlus osa elust, ma plahvatasin ja nähvasin ja seal panin kellelegi lõuga, ja see on normaalne, see lihtsalt human behavior nii-öelda, ja tegelikult see oli trigger koht. Ja eks inimestel ongi nagu ütleme siis erinevad kogemused ja erinevad teed. Mõni inimene tõesti jõuabki sinna heasse kohta, mõni ei jõua, täiesti. Aga ütleme, millest mina täna olen aru saanud, on see, et ühesõnaga ma suplesin seal porilambis väga kaua. Ju mul siis meeldis seal sulistada, et praegult tundub see nagu siuke naljakas on ju, aga eks kõik asjad tunduvad siis naljakad, kui sa sellest aru saad, et täiesti absurdne. Aga seal olles on kõik hästi tõsine ja juba raske. Ja sa oled ju, sa annad endast ju kogu aeg nagu parima. Ja sa teed endaga tööd, sellepärast sa tahad ju seda head kohta. Tegelikult sa otsid siis seda sel hetkel võib-olla seda tundmatut taga, et sa ei teagi päriselt, mida sa otsid. Sellepärast nii ta ongi. Sa tegelikult ei saa aru, mis see sisemine rahu päriselt on. Sa ei saa, sa ütleme, tegelikult siis siukses ärevuses olla on su tegelikult keha on pinges. Ja näiteks sa ei saa, ütleme isegi inimesed ei saa rahulikult istutud. Inimestel on, ütleme, nagu minu meelest see Fred Jussi ütlemine, et ka mölutada tuleb osata. See on nagu nii hea. Aga inimestel on see suhteliselt keeruline, sellepärast, et hästi palju öeldakse seda, et mis sa passid siin? Tee midagi. Tee midagigi vähemalt. Mida sa passid siin? See on nagu, see on läbi aegade siuke, et ühesõnaga, et kui sa nagu lihtsalt oled, siis sa oled mõttetu. Luuser. Jaa. Ja täna veel rohkem seda. Just. Et tegelikult ongi siin see, et sa pead see mölutamine või siis see oskus iseendaga olla, ennast kuulata. See tekib selle sisemise rahuga. Aga mis ma tahtsin nagu öelda, et tegelikult on kõik pinged, kõik emotsioonid on meil kehas. Ja siin ongi ühesõnaga siis keha ei lase olla meil selles rahus. Tekib see nihelemine. Mul hakkavad jalad väga tihti istudes lihtsalt väristan. Naine pidavad kuuleda lõpeta. Monotoonne rahutus. Just. Ja nii ongi. Et see sisemine rahu on see on selles suhtes on hästi ja ütleme, kui sa saavutad selle sisemise rahu ja kohalolu ja mis veel inimesi nagu ehmatab ära, kus ma olen nagu täna ongi see, et ma viin inimesed nagu sinna rahuseisundisse ja siis kuidas keegi sinna läheb. Aga päris paljudel inimestel on see, et neil tekib, neil kaovad nagu mõtted ära ja see hirmutab neid.
et oota, mul on selline tühjus, et mul ei ole isegi üks naisterahvas oli reaalselt, ta läks meenutama, ta pärast rääkis, et ta läks meenutama, kes ta on. Et ütleme siis ma sain aru, et ma viisin ta sellisesse rahuseisundisse, kus tal reaalselt, ütleme siis, see oleks nagu identiteedi muutuselt. Et see vana identiteet, need sildid ja asjad, mis tal oli siis kõik külge riputanud ja mis ta ise endale külge riputanud. Kukkus ära. Jaa. Et tavaliselt jah, meile ju hästi palju riputatakse neid silte, et juba lapsest saadik ju sa oled see ja sa oled see või sa pead selleks saama ja see nii ja naa. Et siis tal tekkis nagu nii suur tühjus, et ta isegi ei saanud aru, kes ta on. Ja see oli tema jaoks väga hirmutav. Mis on tegelikult, ütleme, teistpidi jälle ongi tänapäeval, mis räägitakse just, et ühesõnaga see uus identiteet, mis ongi kõige väärtuslikum, ongi see rahu. Ja kus sa hakkad siis sellest rahust sa hakkad looma oma uut identiteeti, mida sa nagu päriselt tahad nagu elus nautida ja mida sa tõesti sa ei pea mitte kellegile midagi tõestama, sa ei pea kellegi heakskiitu saama, vaid sa teed seda, mida sa täiega naudid. Ja see on teistpidi jälle inimestele siuke hästi keeruline. Sellepärast, et eneseusaldus on inimestel suhteliselt madal, et sealt tuleb kelle see tõestamisvajadus. Ja teine on veel, millest ma olen aru saanud, mis ma enne ütlesin, et need anded. Kui sul on mingi anne, sa ei saa aru, et see anne on. Sa mõtled, et see on kõigil. Iseenesest mõistetav. Just. Sinu jaoks on ju see anne on nii lihtne. Sa ei pea pingutama. Ja võt see koht ongi nüüd, et inimesed ei usalda oma andeid. Sellepärast nad mõtlevad, et see on ju nii lihtne. Et ma pean ikka vaeva nägema. Kui ma midagi tahan saavutada, ma pean vaeva nägema. Raskelt tulema. Jaa. See on nii absurd. Aga kuidas seda annet märgata see mõttes, et kas see ongi siis, indikaator ongi see, et sul tuleb midagi hästi kergelt või teistest lihtsalt oluliselt paremini väiksema effortiga välja või? Just. Ja ütleme tegelikult selles sisemises rahus sa hakkadki saama, ma ütlen, et kui sa leiad nagu selle kontakti lõpuks siis endaga, et sul, sa hakkad nägema nagu, see on nii müstiline, kus su selles rahulolus, vaikuses hakkavad vastused tulema. See on müstiline. Kuidas sa hakkad asjadest aru saama. Et aga jah, sellesse vaikusesse jõuda nagu, see on teekond. See on huvitav, et sa seda mainid, sest et mina sinuga tundsin seda sellisesse rahulolu vaikusesse nagu jõudmist, mida ma igapäevaselt ei koge. Ma ei saa öelda, ma seda ise ei oleks mingi hetkel saavutanud, võib-olla midagi lähedast olen aeg-ajalt kogenud, aga sarnast kogemust tunnen ma iga kord, kui ma käin külas sellel enda mentoril, sõbra isal, ka sinuga siuke sama vana, võib natuke vanem, ja ka ettevõtlusega pikalt tegelenud ja siis tekkis see vaimsem sissevaatamise pool ja täna täiesti ennast ära isoleerinud teeb ettevõtlus küll, aga ta on nagu sarnane sulle, ma näen mingi nii teadmist hästi sarnased. Ja seal on ka alati nii lihtne tema nagu seltskonnas jõuda sellesse rahunemisse ja elukaaslane seda sama tundnud ja siis, kui ma koju tulin siin peale sinu kohtumist õhtul ja rääkisin nagu, mida me tegime ja mis ma kogesin ja siis ta küsis mu käest, elukaaslane küsis küsimuse, vist ma sõna-sõnalt ei mäleta, aga kuidagi tuli jutuks see sama küsimus üles, et aga üksi või oma kodustes tingimustes ei jõua nagu sellest seisundisse niimoodi lihtsalt. Et just läbi teise kellegi, kes on selle saavutanud juba või see on see sagedus on ruumis, et ta loob selle oleku või olemise sinna ruumi ja siis see ruum nagu toetab sind või sa võtad selle üle või saad sellest puutatuna kuidagi. Aga mis see siis nagu, me ei taha ju lõpuni joosta teiste inimeste niimoodi juures kogu aeg käia ja kuule, tule too minusse nüüd see rahu, et ma käin nüüd 2 tundi sinu juures ja siis lähen koju, olen jälle närvis, et tulen homme tagasi, et tegelikult tahaks ise lõpuks jõuda sellesse kohta, kus ma suudan ennast viia, kas siis teatud tehnikate või mõtlemise või hingamisega või mis iganes see paras jagu metoodika on kohta, kus ma tunnen sellist samasugust rahu. Jaa, mõtta see ongi nüüd see koht, kuhu ma olen nagu ka jõudnud ja mida ma näen nagu väga selgelt. Et miks ma ei taha enam inimesi õpetada,
päästa, tervendada, sellepärast, et ma saan aru, et ma saan seda teha ainult enda sagedusega. Olemisega, just. Sellepärast, et me kõik elame nii-öelda energeetilises maailmas ja noh, ma ütlen selle energeetilise maailma kohta ma tooks võib-olla sihukese kõige lihtsama näite, et inimesed saaksid aru, et kuidas see energia nagu levib, et noh, kas või ka vaataja praegult on ju, et kui ta seda vaatab oma arvutist või telefonist, siis see ju levib. Ja see levib läbi õhu. Läbi visuaalse ekraani, eks ole, ta ei ole siin. Täpselt, ja ütleme siis tegelikult ongi see, et minu meelest on üks siuke, kui ütleme inimene lõpetab nii-öelda hingamise, kaotab teadvuse, siis võiks öelda ju, et me hingame kogu aeg ju teadvust sisse. Et ja sellest tuleb ka see, et kus info väljas me oleme, milliste inimestega, mis seltskonnas me oleme, kus me liigume, see hästi palju ju mõjutab meie nii-öelda sagedust. Mis info me tarbime? Just, täpselt. Ja kuna me elame täna tohutus info ülekülluses, mis tekitabki müra meie sees ja ütleme, me tahame nagu õppida kogu aeg. No ma olen samamoodi selles nagu nii kinni olnud, et ma pean saama paremaks kogu aeg. Ma pean rohkem teadma, ma uurin, bla, 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 et ma kogu aeg tahan nagu saavutada midagi. Aga ma ei oska nagu tulla sellesse hetkesse ja kuulata, sellepärast, et ma olen inimeste öelnud ka, et kes saab paremini teada sinu asju, kui sa ise. Aga lihtsalt me ei oska ennast kuulata. See ongi see paradoks. Millest meil on müra. Me ei oska nagu, ja ütleme selles rahuseisundis, sa hakkad kuulama siis enda seest neid vastuseid. Ja need, noh, kindlasti on ju, igaüks on ka kogenud sihukest asja, et kui sul tekib mingi taipamine, siis sa mõtled, et täitsa lõpp. Loomulikult see on ju see. Kuidas ma enne sellest aru ei saanud? Siis see tundub nagu nii lihtne, aga sinna jõuda on nagu tänu selle infomürale keeruline. Ja võt seal tulebki, et mida ma enda puhul olen veel pannud tähele, noh, et sina kogesid seda ja vaatajatele ka, et kes ei tea siis, mida ma teen, et ongi see, et ma panen inimese nii-öelda siis massaaži laua peale pikali ja panen pleedi peale ja hakkan lihtsalt käsi südametasandil, kõhu peal, taldade all, pea juures. Siuksed põhipunktid, kus ma nagu siis hoian käsi. Ja alati on nagu kõige parem, loomulikult ma ütleme siis vaatan, tunnetan aga siis, kui ma lähen pea juurde, ma istun nagu siis otsas, hoian nagu pea külgedel käsi ja siis ma vaatan nagu inimese hingamist. Ja ma olen sellest aru saanud, mida rohkem olen mina kohalolus selles hetkes, täielikus kohasolus, seda rahulikumaks muutub inimene. Kuna ma teen seda, ütleme, kätehoidmisseanssi, ma teen 20–40 minutit, oleneb siis inimesest, et mul ei ole nagu mingi kindlat aega, vaid ma teen ikkagi läbi tunnetuse seda, siis vahest lähed, ütleme, see võib tulla ka inimese energiast mingi, et ma näen mingit asja ja ma lähen ise sellesse mõttesse. Ja siis ma lähen nagu ise ära. Ja ma näen, kuidas see inimese energia või ütleme, see hingamine ka muutub. Ja ma olen aru saanud, mida rohkem olen mina kohalolus, seda paremini rahuneb inimene. Ja see ongi see, et see kohalolu ikkagi. Kohalolu. Sõltumata tegevusest. Absoluutselt. Ja ongi, ma ei peagi selles suhtes mitte midagi tegema. Et ütleme, täna ma ütlekski see, et inimese
vaata nagu ma enne ütlesin ka, et meie keha, kõik emotsioonid on meil kehas. Et me tahame nagu peas neid asju kõike lahendada. Et me tahame kõigest asjadest aru saada, kõigile selgitust ja bla bla bla. Ja see toimub kõik peas. Et selles suhtes ongi, et me tõesti olen vaadanud ka inimesi, kes on nagu tohutult ühesõnaga teadlikud selles mõttes, et neil on tohutu info ja nad räägivad asjadest nagu hästi lahe kuulata neid. Aga need ei suuda kehasse minna. Nad ei suuda kehas endale asju ära teha. Ja nad on endaga... Integratsioon nii-öelda puudub info ja kogemuse vahel. Just. Ja ütleme siis see ongi see, et täna ma saan nagu väga selgelt aru, et see sagedus, kuhu mina olen jõudnud, siis minu see sagedus, minu keha annab inimesele selle inimese kehale info. Ma ei pea talle mitte midagi seletama. Sellepärast jälle, kui ma hakkan talle seletama, ta läheb pähe, aga minu kohalolu, minu sagedus annab tema kehale selle rahulolu tunde ja tema keha vaatab, vau, kuule, siin on midagi tuttavat. Sellepärast, et me oleme ju sündinud siia, ütleme, nagu ma ütlengi, et inimese algolemus on puhas tingimusteta armastus. Rakud mäletavad. Just. Ja siis me tulemegi asju siia kogema ja siis me hakkame ju endale kõike seda hakkame kogema siis seda mängu siin. Elu ongi mäng, ütleme. Ja siis ongi, et see on nagu reis ümber maailma. Vahepeal kukud jälle tagasi ja hakkad otsast peale ja et samasugune mäng, et siis otsid ennast kogu aeg. Et aga jah, et täna jah, et miks ma ei ja nagu sa küsidki, et tegelikult, et tahaks ise nagu, et ma ei taha nagu, võtta, mul oli, kui ma alustasin enda seda teekonda, ma hakkasin kätega ravitsema inimesi. Ja siis ma mingi hetk, mu sisemine hääl ütles, et Urmas, et okei, et sa võtad inimeselt nagu valu ära, sa tervendad ta, aga sa tegelikult ei tegele põhjusega. Sa teitad ju endast sõltlase. See on nagu, käiakse massaasis. Massöör sul vabastab selle pinge, selle sümptomi. Aga ta ei tegele otseselt põhjusega. Ja siis ongi. Hästi paljud inimesed käivad, loomulikult on erinevaid massööre aga kes teevad ka süvatööd on ju, aga palju on ka sihukest, et inimesed käivadki nagu iga teatud aja tagant. Neil ongi juba sihuke harjumus ja et iga teatud aja tagant ta käib massööri juures. Et vabastab jälle selle pinge ära ja lähme jälle edasi, aga põhjusega ei tegeleta. Et see ongi jälle see, et sa küsid, et ma ei taha käia. Ma ütleks selle kohta, et tegelikult meil on vaja inimest, kes on jõudnud päriselt sellesse kohta. Sellepärast, et mina sain ka enda viimaselt mentorilt nagu päris tööriistad ja ma hakkasin endaga otsast peale tööd tegema. Ja see oli, ütleme siis, vähem kui 2 aastat tagasi. Nii et kui ma olen 20 aastat, et kohe saan 60 on ju ja 60 aastat elukogemust ja 20 aastat sellest siis seal porilombist, sulverdamist, eneseotsingut, siis ütleme jah, võib öelda, et 18 aastat ma muudkui otsisin ennast ja lugesin tohutult raamatuid, see oli kõik kursused ja ühesõnaga see oli nagu sihuke, kuna pakkumist on nii palju ja kogu aeg tuleb ju jälle, see on, täna ma vaatan, et kui tulevad ka mulle mingid meilid, et nüüd tuleb see ja nüüd tuleb see ja nüüd on uus tehnika ja okei. Tore. Aga samas selles ei ole ju, ma arvan, et saab minuga nõus. Mul endal on ka mingi teema, millega ma tegelen varsti juba, ma arvan, et 10 aastat, 11 aastat. Ja tundub, et see
et no mõnus on seal lombis olla, et ei tahagi ära tulla siit aga samas ma olen ka seda meelt, et see on läinud ajaga ikkagi paremaks tänu mingi sisse tulevale informatsioonile ja siis kas siis integratsioonile koos või et on mingit kogemust tekkinud ja sa ütlesid ka enne sama asja ja ma tahaks nagu selle sama mõtte peatuda, et tegelikult ju üksi välista nagu teist, et väga palju kogemuse nagu või kogemusest aru saamist on tulnud mul läbi selle, mul on eelnevalt olnud see intellektuaalne informatsioon selle asja kohta. Ja siis ma olen saanud kogemuse, mitte ma poleks varem kogenud, aga see, ütleme, varasem kogemus ei andnud mulle taipamist ega seda integratsiooni või aru saama sellest kogemusest, siis mingi aeg tuli info ja nüüd, kui ma uuesti kogesin, mida olin varasemalt kogenud ilma infota, nüüd kogesin koos infoga, siis lõi nagu pildi nagu selgeks. Kas sa oled nagu nõus või ja kuidas nagu siis selles maailmas navigeerida, mis sinu nagu soovitus inimestel on, kes tõesti on sellel teadlikul teekonnal, et otsivadki, ahmivad, käivad nende koolitustel, mitte kunagi pole valmis mitte millegi kapist välja tulema või midagi alustama või tunnevad, et need on kogu aeg puudu. Ja siis võib-olla on sellised, kes olen mina, kes lihtsalt on avatud välisele infole ja samas on ikkagi otsib veel seda ei tea mida, aga tunned, et midagi on nagu puudu, ma ei ole veel kohal. Mis on sinu nagu soovitus? Kuidas seda aru saada sellest mõlemast symbioosist, siis millele ma siis tegelikult seda rõhu peaks panema? On ta siis puhtalt kogemisele või infole või kuidagi nagu, kuidas ma liigun selle teekonnal? Okei. Võtta, siin ongi nüüd tegelikult väga hea koht. Just selle ma pean silmas seda info üleküllust ja seda müra. Sellepärast, et nagu ka mina tahtsin hakata sõnaga, kui mul käed hakkasid toimuma, ma olen tähtukujult kala, empaat ja ma olen veel tulihobune, kellel on siis võimendatud kõik need asjad, siis ma hakkasin reaalselt nagu maailma päästma. Ise olin jumala katki. Ja paljud on täna niimoodi, paljud, halba öelda, aga paljud terapeudid, coachid on selles kohast täna. Jah, kahjuks nii ta on. Ja võtta, siit tulebki see, et me kõik oleme erinevad. Ja nüüd, kui keegi räägib, miks ma olengi jõudnud sinna kohta, et ma ei taha enam kedagi õpetada, vaid ma olen saavutanud selle sageduse ja lihtsalt sagedus teeb oma töö. Kui mina räägin kellegile enda lugu, siis tegelikult see ei pruugi talle üldse sobida. Ja võtta, siit tekibki hästi palju siukseid seda müra, et kõik räägivad ju oma kogemustest ja okei, kui sa kuulad kellegi lugu, see võib tunduda sulle sarnane, aga ta ei pruugi olla täpselt see, mis sul oli. Ja võt sealt tekivadki ühesõnaga siis need lahkelid. Et tegelikult sa nagu lahendad selle õpetuse järgi seda asja, aga tegelikult sul on mingi muu asi seal ikkagi sees. Ja see ei toimi. Ja see ongi see, kõik räägivad oma lugusid, kirjutatakse raamatuid, elulugusi, asju. Ja kusjuures kirjutatakse neid raamatuid olles tegelikult teekonnalal. Jah, teekonnal just. Ja paraku ta nii on. Sa puudutasid midagi, saad aru, ma hakkasin muigama naerma selle pärast, et sa puudutasid midagi, mida ma olen kogenud siin umbes, ütleme, esimest korda tundsin seda circa poolis aastat tagasi, täna ma enam seda praegu ei tunne, ma olen suutnud sellesse kuidagi lõdvestuda või lõdavad võtta, aga mingi hetk kogesin seda kahte asja siis. Üks neist on see, mis on pikalt olnud. Ma olen nii paljude terapeutide kohtunud, ise läbi käinud terapeutide juures, coachide juures, mentorid ustel koputanud, sõpradega vestelnud, halanud siin saates, vaatajate kuulata, nutnud siin saates, nutnud kodus, olnud ahastuses juba, siuke tunne, panen nööri kaela, ma enam ei jõua. Vaimne pinge on nii suur selle ümber, et mis mu see potentsiaal on ja miks mul ei lahene mingid asjad, miks see mingi tuumikprobleem ei lahene. Ja ma olen jõudnud ka sellesse kohta, mis mainisid, et enamik asju, mida mulle on õpetatud või räägitud või soovitatud, need kurat kas ei toimi või ei kõneta mind absoluutselt ja nii kaugeks, siis mul tekib see koht, et äkki mul on midagi viga. Ja siis täna ma jõudnud kohta, et aga see ei ole minu tee. Minu tee ja midagi muud. Kuidas lahendada seda? Ja sa puudutasid veel ühte huvitavat teemat sellega. Poolist aastat tagasi esimest korda ma tundsin seda infomüra.
enda peal sellisel viisil. Ma muidu väga tarbi nagu sotsiaalmeediat või ma nagu niimoodi hullult nagu ei tarbi või jälgi kedagi, aga vahepeal scrollin, aga ma ei tarbi väga jälgi need, mida tema teeb või mis tema story täna, mind ei koti üldse siuke asi. Aga siin saadetes olles, ma olen täna salvestanud peaaegu 450 episoodi läbi erinevate podcastide. Seda on sitaks infot. Ja siin ma ka täna kuulan sind, ja see on mu töö, eks ole, see on mu suur kirg huvi. Ise siin olla osaleda, pakkuda sulle platvormi, kuulata ja tuua infot, aga ma olen kogu aeg kohal. Ma olen kogu aeg kohal ja see info tuleb mulle sisse, kas ma tahan või ei taha. Ja ma avastasin poole seda tagasi, et fuck, ma ei tea, kes ma enam olen. Et see mind niimoodi mõjutanud, see teiste inimeste mõtted, nende teooriad, nende lahendused, nende kogemused, nende asjad. Ja ma sain ka aru, et fuck, ma ei saa enam aru, kes olen mina, kust hakkab Urmas Sarapuu ja kust lõpeb Urmas Sõõrumaa ja kust hakkab Kris Kala. Ma ei saa enam aru, kes on Peep Pain, kes on see naine, kes on too. Ja mul oli täiesti ahastus, mõtlesin täitsa pekkis. See on ebareaalne, mis on selle podcastindusel on väga palju positiivseid asju, mida mina täna teen. Aga selle miinuspool on see, et ma kaotan ennast, kui ma siia sisse ära kaon. Sa tõid selle välja praegu hästi huvitavalt, mida ma ei ole varem kuulnud, et keegi nagu teine see nii hästi seda nagu suudaks esile tuua, et sina mõistad, mida ma siis nagu praegu räägin, ja ma sain sinu jutust aru selle, et see on see, mida ma kogesin. See ajab hulluks. Ja see ajab kõik hulluks. Aga me ikkagi inimestena, me ei taha kedagi halvustada, tore, et te vaatate ja kuulate ja kõik on väga tore. Aga see kuulamine vaatamine, see ajabki lõpuks iseennast hulluks lihtsalt. Ja vaata, siin ongi ühesõnaga jällegi mu enda kogemus, see päästja roll, kus ma tahtsin kõike nagu päästa, õpetada. Miks ma ei tee seda enam? Ongi see, et millest ma aru sain nagu, et see tegelikult ei toimi ja igaühel on oma kogemus ja ka sellepärast kindlasti sa oled ju kuulnud hästi palju nii-öelda terapeute asju põlevad läbi. See ongi see, et nad on selles päästja rollis ja nad võtavad tegelikult, nad hakkavad inimeste asju lahendama. Ja päris jõuliselt ja nagu suures mahus. Just. Ja see ongi selle läbipõlemise põhjus. Et ühesõnaga nii ta paraku on.